hoovi peal oli meeter jagu vett ja anti evakueerimiskäsk ja koduloomad tuli kokku pakkida kiiresti, asjad kokku autosse ja nii oli. Mis nüüd saab? No ei tea, rääkisime vallavanemaga, eks näis, mis saab, eks on valla tegemata töö, et see asi niimoodi juhtus, sellepärast, et 2 aastat tagasi oli juba selline uputus ja oli teada, et need tammid on vanad ja ära mädanenud. Vald midagi ette ei ole 2 aasta jooksul võtnud. Nüüd oleme siis sellises seisus, kus said kannatada juba kõik majad ja elamised ja kõik minu elamine on niimoodi, et siin enam ei ole võimalik elada. Veel eile õhtul asus siin Tõrva linnas Tikste Ürgorus Tikste Paisjärv, mis täna hommikul aga tänu tammide purunemisele voolas Tõrva linnas asuvatesse 10 ja 10 elamistesse. Siin on ükskord ennem ka olnud kuskil 70-ndatel. On see tamm läinud, mis siin ees on. Siis ka uputas seal Kooli tänav ja kõik need majad, mis seal ääres on. Aga teie majapidamine ei kuivaks? Oi, minul on siit kaugemal ja mäe otsas. Ja. Aga päris hirmus ikka. On. Aga eile õhtu nii kõvasti sadas, kohe väga kõvasti, et eks seda vett tuli palju alla. Vanaema helistas, et ärge tööle siit kaudu tulge, et ei saa sõita, et minge kuskilt teist kaudu. Et seda tee on ära uhtunud. Ohustas tema vaja ka? Ei, tema jääb natukene kaugemale. Ja vihma sajab need järjest juurde kogu aeg. Ja hommikul kell 6, kui hommikul hambad läksin pesima, kuulsin, et vesi jookseb. Siis läksin kraanide juurde, ei jookse, läksin välja. Opa, ei saagi välja. Kui te treppi näete, siis ta oli sinna 1, 2, 3 astmeni oli mul vesi. Siis ma tulin magamistu aknast välja ja kuidagi maja äärtpidi sain tulla siia poole. Ja koos lastega niimoodi? Lapsed olid veel toas, aga siis kui helistati, et võib suremuht tulla, siis ruttu lapsed ja paar asja ja tulime ära. No ma vaatan, et ega ta on siin ikka asju ka rikkunud, et auto vee all ja... Ja auto oli ikka päris vee all lõpuks, nii et autot ka ei näinud enam. Mis nüüd edasi saab, et kas vald tuleb appi? Jah, toetaskond on olemas, et sõbranna juurde ööseks mingiks ajaks elama. Igal juhul tuleb hinge kinni hoida, et jumala eest rohkem vihma juurde ei sajaks. Jah, hoiame kraanid kinni, vihmakraanid. Kohe hommikul kutsus Tõrva vald kokku ka kriisikomisjoni, mis asus vägagi keerulisel olukorrale koheselt lahendusi leidma. Minu arvates päris tõsine olukord on, et kuna kahjustatud on 2 tamme ja majapidamisi, mis on nagu mõjutada saanud, on 10, et see vee hulk, kus vesi tuli peale, on kusagil 0,4 hektarit, aga evakuatsiooni pidime tegema 10 inimesele. See on korralik väljakutse ja tõsine õppetund ja samas tuleb inimesi aidata, kes praegu selles olukorras on. Siin üks pere näitas ja vibutas näpuga vallavalitsuse poole, et see on nende tegemata töö, et juba paar aastat on räägitud sellest, et need tammid tuleb üle vaadata kriitilise pilguga. Ma arvan, et me võime kriitika ju omaks võtta, aga ma hetkel ei tahaks süüdlasi otsida, et tegelikult see olukord, see kriis tuleb hetkel lahendada ja siis eks me peame tegema oma analüüs, vaatama, kuidas selline asi sai juhtuda. Ja kes lõpuks süüdi on, polegi tähtis hetkel, sellepärast, et see asi tuleb lahendada, inimesed peavad oma kodudesse tagasi saama ja see, mis me siin ka näeme praegu, see vajab samuti lahendamist, et tegu on väga suure katastroofiga ja süüdlaste otsimine ei aita praegu mitte kedagi. Põhiline oli see, et teetõkked leida inimestele peavari, söök, jook, vesi tagada, et see on olnud praegu kõige esmasem ja et need hoovid saaksid siis veest vabaks ja majad. Et see on olnud praegu põhilisem, kahjude hindamine kindlasti ja ma tahan tegelikult siiralt tänada meie kogukonda, Päästeametit, Kaitseliitu ja ka Naiskodu kaitset ja kõiki, kes on täna panustanud Politsei- ja Piirivalveamet samamoodi, et see on tõeline meeskonnatöö olnud, aga kahju, et see sellises vormis avaldus täna.